Oota. No nii, kui saaks sisse ka, kui olen tere. Isver, kus sul on jõudu, noh. Ei no, jõud on nii palju, et oleks koos ukse kadunud. Väga kaunis, nii turvalised No mis siis uudist? Mis toimus või? Sõidame kuskile või? Mis täna plaanis? Mul oli sulle selline ettepanek, aga mõtlesin, et ma ei hakka nagu lihtsalt, ma ei hakka kirjutama, ma ei hakka helistama. Nagu sa tead ja Eesti rahvas peaks teadma, toimub varsti midagi, ütleme, silmi pimestavat ja kõrvu lukustavat. Ehk et toimuvad Tõrva ooperipäevad. Ja seal esimene päev on selline klassikaline möll, on ju, Borgi ja Bess, oi jumala hea, on ju. Ja teisel päeval on Bondi gala. Ja ma olen kuulnud, et ka maestro James Bond of Estonia tuleb sinna. Mina olen lapsest saadik väiksest poisist peale ja suur Bondi filmide fänn ja mul on olnud enne ka võimalust ikka vahete vahel Bondi muusikat laulda, et see on nagu väga äge. Nii et orkestritega kui suuremate kui väiksematega. No väga hea. Just, aga mis sinu arvates? Vaata, kui sa ütled väikse poisina juba, sulle see Bondi värk meeldis, mis on 3 kõige olulisemat elementi nagu Bondi filmis? Miks see meile meeldib? No, igale normaalsele meeste filmid. Nii. Seal on seiklus, seal on kenad lokatsioonid, seal on mõnus siukene inglise huumor, seal on ilusad silmale vaadata, ilusad, autod ja jahid, eks ole, kenad naisterahvad, eks ole, seal on mida vaadata ja kuulata, head lood, eks ju, ja alati mingisugune tore selline seikluslik story ka, et võib-olla paar korda võib-olla on natukene üle piiri mindud, kui seal mingi Roger Moore hakkas kosmosesse juba möllama ja nii edasi. Aga muidu on tegelikult, ma ütleksin, et Bond on päris heas kohas, et need uued ikka viimased Bondid siin Daniel Craigiga minust on nagu üliägedad. Just täpselt. Ma olin alguses jõle skeptiline, ma kuidagi ei võta iga kord, kui tuleb uus Bond, ma ei võta alguses teda omaks hästi. Aga pärast harjud nii ära, et tegelikult oli ikka super viimased filmid olid ju väga äged. No just, vaata öeldi, et Bond ei saa blond olla. Aga mina ootan nüüd täiesti just kiilakat Bondi. Vaat see nagu mõtle, kui hea nagu sa ärkad ma ise olen nagu, mõnes mõttes nagu vanuse piirist olen väljas, muidu ma pakuks ennast nagu teile. Aga tegelikult sa mainisidki kõik õigesti ära, et selleks, et meil see praegune see maailma päästmise missioon siin õnnestuks, sa oled õigesti kõik riides, kõik särki-värki on ju lipsud ees. Meil on vaja silmi pimestavalt ilusat naist. Ja muideks, et ei oleks nagu mingit suurt saladust, siis meil silmipimestavalt ilus naine on radaril olemas. Sellepärast, et sul on ju lavapartner seal Tõrvas, on ju? Jaa. Nii, kas ütled ära või ei ütle ära? No Tanja, kes muu? Lepime kokku. Esimene missioon on, me peame üles leidma Tanja. Teeme siis vahtkonna vahetuse. Ma arvan, et kõik läheb hästi. 3-4. Lassa. Nii, kuule, mis mulje praegu automobiil jätab, et kui sa peaksid 2 minutiga maailma päästma, siis kas sa põrutaksid ohtudele vastu selle autoga? No, kuna Bond ei ole, eks ole, väga suur pereinimene, eks ju, siis tõesti ei ole. Teatavasti siis selline võib-olla mingisugune sportlikuma joonega nagu mingisugune 2-kohaline auto oleks võib-olla sobivam Bondile. Aga miks mitte? Aga mõtle, siia mahub. Mõtleme nagu tuleviku peale, kunagi on Bondil ka lapsed ja suur pere ja kasvulapsed ja oma lapsed. Just, aga mõtle, tegelikult võikski olla selline nagu Bond ja siis selle konkreetse peatüki nimi võiks olla Kärg. Midagi kuidagi Kärg mesilaspere. Et kuidas Bond lahendaks seda olukorda, kus on see laps tuleb viia logopeedi juurde ja temal on silmaarst ja siis ja kaksikutel on kõht lahti. Ja siis Bond pole ja tal pole ühtegi plekki mitte kusagil. Koerad ja kassid saab taha panna. Just. Ja kogu aeg koerad ja kassid kogu aeg kaklevad. Ja sa pead olema James Bond, et sellega hakkama saada. No nii, valge hobune on kohal. Printsid saabusid. Joo, seda küll jah. Tere! Tänapäeval on ja printsid tulevad mitme kaupa. Naksti olemegi nüüd oma sellel maailmaparandus või maailma päästmismissioonil ja meil on 3 elemendist 2 on olemas. Meil on silmi pimestavalt kaunis
Bondi kangelanna Tanja. Me leidsime ta üles, nii. Siis meil on olemas ka Eesti, minu arvates Bondi osatäitja number 1, Koidome! Ja meil on olemas sõiduvahend, mis meid igal juhul hätta ei jäta, ükskõik kui kiiresti pahalased meie eest ära ei pane. Porschega sõidame ringi ja seal on ka tegelikult hea põhjus, sellepärast et Tõrva ooperipäevadel, mis toimuvad 3. ja 4. juulil, on küll esimene päev selline klassikalise suunitlusega, Borgi ja Bessi esitatakse. Siis teine päev on Bondi temaatiline ja teisel päeval toimub ühtlasi Tõrvas ka Porsche klassikute selline siis iga-aastase traditsioonilise sõidu just kulminatsioon. Ehk et see on meie sihtkoht ja kõige ilusamad klassikalised Porsched, rääkimata tuttuue elektrilise Cayenne'i esitlusest, mis toimub Porsche poolt koos Tõrva ooperipäevadega. Et see kõik on väga kontseptuaalne. Noored, mul on teile küsimus. Nii, küsi. Mis lugusid te loodate, et inimesed tahaksid kuulda? Mis on need esimesed lood, mis teile kohe kargavad pähe, et ilma nende lugudeta ühtegi Bondi kontserti ei tohiks toimuda? Klassikalised Bondi lood ikka. Kõik need 23 või 24, palju need on? Ei mäletagi täpselt palju need kokku on päris palju. Kas 23 või 24 on need ametlikke need Bondi lugusid ja ega ma arvan, et enamus inimesi kohe ütlevad Skyfall esimesena. See on nii-öelda viimaste nii-öelda aastate Bondi lauludest väga kuulus. Ta sai ka Oscari selle laulu eest. Päris mitmed Bondi loodumist Oscari saanud. Jaa. Aga see on esimesena, mis mulle tuleb meelde, aga loomulikult mulle ka tulevad need klassikalised Diamonds of Forever, kõik need Golden Eye loomulikult, ilma selleta ka ei saa kuskile. Minu lemmik on muidugi hästi selline huvitav valik on The Garbage, The World is Not Enough. On täitsa minu isiklik lemmik. Võib-olla sellepärast, et mul meeldivad sellised madalamad registrit naistel. Sul on selline ka mahedam ja madal, pigem madalam. Pigem madalam, just. Aga jah, loona ta on selline huvitav mesine ja samas natukene nagu ohtlik, nagu ka naised ise. Jah. No mina olen muidugi siuke klassikaliste Bondi lugude kuidagi fänn, et ma siis hoian sinna klassika poole, et License to Kill ja Living Daylights ja You Only Live Twice või näiteks Tom Jones'i Thunderball ja siuksed pigem vanemad Bondi lood, siuksed klassika. Jah, sest et Bondi lood on ju kuulsad, nad on armastatud ja eks me oleme neid ka kindlasti kuulanud ja filme ka näinud, eks ole? Ja siis on juhtunud ka elus mitte kõiki neid, aga mitmeid esitada. On tulnud sünnipäevadel laulda. Sünnipäevadel, jah. Erinevatel koosviibimistel. Nii, aga mis te arvate siis, mis oli siis kõige populaarsem, mis on praegu siis kõige populaarsem lugu olnud, mida soovitakse? No ma arvan, ikka Skyfall, eks. Koit, mis sa arvad, millel sina oma raha paneksid? Nii ongi, sest et on inimestel kuidagi ilmselt teil suht värskelt meeles. Ja teil tegelikult on õigus. This is the end. Hold your breath and count to 10. Päästatud. Ilus! Kas Koit tunnista üles? Sul see lauluvärk sulle ikkagi tundub, et ikkagi meeldib. Et meeldib. No laulmise värk. See laulmine värk nagu on ju? Päris vastumeelne ei ole. Kas sa vahel laulad autos ka? Ei. Kui sa üksi oled? Ei. You only live twice, so it seems. Make one dream come true. Oota. No ilus. Väga ilus. Ühesõnaga nii edasi, midagi sellist. No, aga see on ju taevalik. Nii, kuulge kokkuvõtteks, ma pean ütlema, et me oleme heas toonuses. Meie teame lugusid. Meil lugupeetud artistid on ilusad nagu Met-galal ja mul on tunne, et sinna 3. ja 4. juulini on veel aega ka.
et kõik inimesed saavad omal atra seada, seega peaks tulema hea pidu. Nii et 3.–4. juuli Tõrva ooperipäevad, 7. päeval Porgy & Bess. Ja teisel õhtul siis Bondi filmimuusika kontsert, kus meie oleme kohal, nii et ootame ka teid. Kohtume seal! Näeme Tõrvas!